Jeesus Kristus räägib oma jüngritega. Ta ütleb neile, mida nad peavad tegema. Päev enne surma, see tähendab, et ta nagu annab neile oma testamenti. Testament, see on midagi, mis on kohustuslik täitmiseks. Ja täitmiseks mitte ainult nende jüngrite poolt, kes olid viimsel õhtusööma ajal, aga meil kõikidel. Jeesus Kristus pöördub meie poole sõnadega. Nõnda nagu mina olen teid armastanud, armastage ka teie üksteist. Ja see on väga tähtis käsk. See on Jeesuse testament meie jaoks. On väga kerge armastada inimesi, kes meile meeldivad, kes midagi teevad meie jaoks, kes ei tee halva vähemalt. On väga raske armastada vaenlasi, nagu armastas neid Jeesus Kristus. Praegu, kui me vaatame uudiseid, siis me näeme, et vaenlased on meie ümber. Ja me kogu aeg peame midagi tegema, nagu soovitavad meile uudiseid, midagi me peame tegema nende vaenlastega. Kindlasti mitte armastama. Aga mõtleme sellest, et me oleme Jeesuse Kristuse jüngrid. Armastada oma vaenlasi ei tähenda, et ma hakkan tundma midagi neile vastu. Ei hakka soovima, et need oleksid meie sõbrad ja me teeksime koos midagi. Unustaksime seda, mida nad teevad meie vastu. Ma ei räägi praegu poliitikast, räägin nendest inimestest, kes elavad meie kõrval ja võib-olla ei ole heatahtlikud meie vastu. Armastus tähendab seda, et ma väga tahan, et see inimene võib-olla, kes on minu vaenlane, kes mind vihkab, kes ei tee midagi head minu jaoks, oleks päästetud. On väga raske mõelda sellest. On väga raske tahtma, et see inimene oleks paradiisis. Aga nagu Jumala jünger, Jeesuse Kristuse jünger, ma pean täitma seda, mida tahtis Jeesus Kristus. Ma pean palvetama selle inimese eest, kes mulle ei meeldi, kes teeb väga palju halva minu vastu, selleks, et ka tema oleks päästetud. Kuidas seda teha? Paluda, et Jumal näitaks armastus minu vastu. Et ma tunneksin ise, et Jumal armastab mind. Ja see on kõige tähtsam. Alles siis, kui ma tunnen seda, siis ma suudan armastada teisi inimesi. Armastada ka neid, kes mind ei armasta.